Karjäärivahetusprogrammis tuleb rääkima Karin Andre, Töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna juhataja. Karin, te võite siia tulla, tõin teile uue klaasi. Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ütles just, et ära kaovad ligi pooled senised ametikohad, mis tähendab, et ikkagi väga-väga paljudel seisab ees karjääri muutus. Mina küsiks teilt kõigepealt, kuidas leida see julgus, et teha see samm ära ja teha see kannapööre, mis tegelikult ikkagi ei ole lihtne otsus? Ja, et Töötukassa senine kogemus tegelikult näitab, et väga paljud tänased töötavad inimesed juba tulevad meile ja saavad seda nõu ja inspiratsiooni selle kannapöörde tegemiseks. Sest nii nagu siin varasemalt ka panelistid ütlesid, et tänapäeval ei ole ühte karjääri, need tööd muutuvad ja paratamatult tuleb midagi juurde õppida. Ja Töötukassa karjäärinõustajad tegelikult nõustavad ka töötavaid inimesi ja meil on juba aastast 2017 võimalik saada tasemeõppes minekuks ka toetust, mis siis praegusel hetkel on 292 eurot kuus ja meil on terve loetelu õppekavadest, millele õppima minnes me seda toetust maksame eelkõige siis nendele, kellel on võib-olla kutse või kõrgkooli lõpetamisest möödas rohkem kui 15 aastat ja samamoodi siis need, kellel pole üldse kutse või kõrgharitust. Aga ma saan aru, et karjääripöördeks ei pea ootama, kui on koondamisteatis laua peal, et tegelikult võib teie juurde pöörduda ka enne, kui sul on see kihk sisemiselt olemas ja sa näed, et minu valdkond ei ole võib-olla see, mis on 20 aasta pärast näiteks alles. Ja meie statistika näitab, et vanuses 27 pluss inimesed kusagil 2000 inimest kuus on need, kes on töötud ja kusagil 1000 inimest kuus tuleb meie karjäärinõustaja juurde, kes täna töötavad, kes tegelikult on sellise dilemma ees, et kas jätkata olemasoleva koha peal või teha mingi muutus. Ja tegelikult meie nõustajad on tajunud ka seda, et vahest ei olegi vaja seda töökohta vahetada, et tasub oma tööandjaga suhelda, seda väljakutset pakub ka olemasolev töö, aga ei taibata võib-olla tööandjaga sellel teemal rääkida. Et seda nii-öelda õppida midagi juurde ja teha seal samas ettevõttes midagi uut on ka üks võimalus. Kas siis see ei tähenda seda, et ma saan neid koolitusi, mis nagu Töötukassa pakub, ainult võtta siis, kui ma olen töötu, et tegelikult või mu tööandja peab neid kinni maksma, et millised on võimalused, kui ma tahaks ise õppida, aga mu tööandja tegelikult ei taha nende koolituste eest maksta? Siin on tõesti nii, et inimene ise peab leidma või mõtlema enda peale, et kes siis tema teadmistesse investeerib. Et kui seda ei tee täna tööandja, siis üks võimalus on see, et tulla Töötukassasse ja Töötukassa saab teatud juhtudel täienduskoolitust pakkuda või siis seda sama tasemeõppe toetust. Aga meil on tegelikult ka tööandjatele koolitustoetus ja kui siin on ikkagi sellised head näited, kus tegelikult ka see digioskuste arendamine, kui ettevõttes on tulemas sellised uued tööprotsessid või midagi ka töökorras muutuma, näiteks midagi tahetakse paberi pealt minna nutiseadmetele ja töötajad ei ole tegelikult täna nende isegi baasoskustega kursis, sest see tänane töö ei eelda neile digivahendite kasutamist, siis on meilt saadud koolitustoetust. Et siin kindlasti ka töötavad inimesed ise võiksid mõelda ja tööandjale rääkida, et tasuks Töötukassaga suhelda, et milliseid võimalusi meil veel on. Kindlasti tulevad ametiühingud appi, kui ise ei julge seda ka teha. Absoluutselt. Aga käes on ju kevad. Varsti on aeg, kui jälle peab või saab kandideerida koolidesse, ülikoolidesse. Mida te siis soovitaksite neile inimestele, kes tahavad nüüd selle pöörde teha, et mida tasub üldse õppida? No, eelmisest sügisest on meil näiteks üks näide ühest 45 pluss naisterahvas, kes tegelikult täna töötab Ida-Virumaa piirkonnas tööstuses ja kes läks tegelikult IT-süsteemide noorem spetsialistiks õppima kutsekooli meie toel. Et siin on ka teisi näiteid, kes on töötanud näiteks massöörina ja on leidnud, et minna õppima midagi kindamat, mida tulevikus vaja, näiteks on meditsiiniõeks, sest õdede järel on suur puudus, ka täna tuli see paneelides välja, et minna õppima seda, mis 5 või 10 aasta perspektiivis ka toob leiva lauale.
et tasub vaadata kindlasti neid õppekavade nimetusi, mis on meie kodulehel, Töötaja õpi on nii-öelda see informatsiooni koht ja tulla meie nõustaja juurde, kes tegelikult saab aidata selle õige tee otsa leida. Ehk personaalselt te tegelete, et iga inimene leiaks selle õige asja enda jaoks üles? Jaa, absoluutselt. Et kindlasti tasub tulla rääkima juba varem, enne kui võib-olla hakkab see nii-öelda kusagilt see king seal tööandja juures pigistama, et meie uksed on nii-öelda kogu aeg valla. Ja see maksab ka midagi, kui ma tulen sinna või kuidas see käib? Nõustamine on täiesti tasuta ja nõustame ka nii-öelda veebi teel või siis telefoni teel ja ka silmast silma. Kas teie oma töös kohtate ka seda, et see kannapöörde hetk tuleb kätte ikkagi siis näiteks, kui inimestel algab keskiga, et kes ostab mootorratta, kes valib uue karjääri või on tegelikult see ikkagi selline rohkem nagu linnalegend? Ma arvan, et see sõltub sellest inimesest, mis tööd ta seni on teinud ja kui rahuldust pakkuv see on olnud. Aga meie nii-öelda vanuseline jaotus, kui ma vaatasin, siis tegelikult selline 40-ndates aastates inimesed juba tulevad ikkagi meie karjäärinõustamisel, et nad tahavad juba mõelda, et mis on see, mida ma võiksin teha nii-öelda järgmised siis 20 või 25 aastat. Et paratamatult, kui teha mingit kannapööret, siis tasub minna kutse- või kõrgkooli õppima ja see väljaõpe on tõesti siis seal sõltub valdkonnas kas siis 2, 3 või 4 aastat. Ja kindlasti ei tasu nagu peljata neid kannapöördeid, sest et meie nõustajatel on kogemusi nendest kannapöörde tegijatest ja tänased need õppimise vormid, mida kutse- ja kõrgkoolid pakuvad, on hästi paindlikud, nii et seda ei pea lahkuma olemasolevalt töölt, et võib seda töötamist ja õppimist kenasti ühitada. Aga kuidas näiteks üksik ema saab lubada endale sellist asja, et ta ei saa õhtuti käia iga õhtu ülikoolis õppimas, et kas ka sellistele juhtumitele? Siin ongi seesama see meie tasemeõppe toetus teatud juhtudel, kus siis on nii-öelda see toetuse suurus on 292 eurot, kätte saab inimene sellest 233 eurot kuus, et vastu on sellest natuke tuge võib-olla siis lapsehoiuteenuse katmisel. Aga kui nüüd mõelda, et näiteks ma olen juba saan pensionikka, kas siis tasub ka veel ümber õppida või kas on ka piir, et nüüd on see rong läinud, et enam ei ole mõtet? Karjäärinõustamisel tõesti meil vanusepiiranguid ei ole, aga need inimesed, kes on juba pensionieas ja need, kes ei tööta, nendel on võimalik saada ka täienduskoolitust Töötukassa kaudu. Aga te ise soodustate, on see teie nägemus, et tõesti, et kui inimene jõuabki näiteks pensionikka ja oma vanal töökohal ei saa jätkata, et ümber õppida midagi uut, et ta ikkagi, kui ta tahab tööturul ise jätkata? No meie eesmärk on tõesti see, et võimalikult maksimaalselt pikk võiks olla see nii-öelda tööturul olemise aeg, sest paratamatult töökäte puudus on suur ja tegelikult see kompetents ja teadmine, mis on kogenud töötajatel, et seda rakendada viisil nii-öelda on kindlasti mitmeid. Aga täna on ka palju jutuks tulnud see, et on raske meelitada nii-öelda koolipinki või õppima neid inimesi, kes ei ole harjunud seda tegema. Kuidas teie seda Töötukassas teete? Kas teil on oma mingid nipid varuks selle mure lahendamisel? No siin on seesama teema, et tegelikult kui me vaatame tööandjate poole pealt, siis tööandjad ütlevad, et andke meile kvalifitseeritud tööjõudu. Ja samas me näeme tööpakkumisi, kus on öeldud, et me soovime, et inimene oleks õppimisvõimeline, et kohanemisvõimeline, et tegelikult me juba koha peal pakume talle sellist väljaõpet. Et paratamatult inimese võimalused nii-öelda valida tööd suurenevad, kui tal on rohkem teadmisi ja oskusi ja tegelikult me nõustamiste raames tegelikult selgitamegi inimesele, et ta loob omale sellise tugeva vundamendi, mille pinnalt on tal valikud lihtsalt rohkem. Et näiteks seesama riigikeele oskus. Et tegelikult, kui sa oskad eesti keelt, siis on sul juba palju rohkem uksi lahti kui nendel, kellel ei ole seda oskust. Kui palju te ikkagi põrkute selle probleemi otsa, et te näete, et inimene ei tahagi tööle minna, ei tahagi õppida, et ta on justkui meie sellest sotsiaalsest süsteemist otsustanud välja astuda?
seal võib olla teatud põhjusi, miks ta on sellesse punkti jõudnud, et seal võivad olla väga personaalsed põhjused, see võib olla, et tal tuleb tegeleda oma terviseprobleemiga või on tal nii-öelda mingid muud mured, et siin me teeme hästi tihedalt koostööd kohalike omavalitsusega, et ikkagi leida nendele ka see tugi ja lahendus, sest meil Töötukassas on piisavalt teenuseid, et neid inimesi tegelikult sellel nii-öelda tööturule naasmiseks toetada. Nii, ma küsiks, kas publiku seas on ka kellelgi küsimusi, et nüüd on võimalik personaalselt teiste ees saada karjäärinõustamist. Nii, väga tore. Ja, palun. Kohe tuleb mikrofon ka. Я по-русски буду говорить, Ida-Virumaa. Эти проблемы не дискутировать, а просто обозначить, вы рассказываете теорию, мы пожинаем, скажем, практику, которая встречается, наши люди получают и переобучаются. Во-первых, то, что уже хорошо, то, что была получена вот эта договоренность, что 2500 получают люди на дополнительное обучение. Это хорошо, это мало, но это уже есть. А дальше, когда у людей теряется еще мотивация переобучаться, потому что человек переобучился, но он не нашел рабочего места, и у него опять опускаются руки. Но самое сложное это то, что люди, самый ценный ресурс – это время. И наши работающие люди, особенно на тяжелой физической работе, которые работают по сменам, им не найти возможности обучаться. Потому что здесь, понятно, и работодатель не особенно заинтересован, чтобы человек обучался и уходил в другую сторону. И человек все-таки работай, учись, и надо посвятить хотя бы семье немножко времени. Это действительно тяжело. И задача государства, кассы страхования по безработице и профсоюза вот найти ту золотую середину, когда у работодателя будет возможность отпустить работника на обучение, при этом он не потеряет свой доход и он получит новое образование. Minu такое дополнение. Ja, et kindlasti õppepuhkuse variant on, mida saavad inimesed kasutada, aga kas see on nii-öelda piisav, et see nii-öelda sõltub tõenäoliselt sellest, mida inimene õppima läheb. Aga kui nüüd nii-öelda rääkida sellest paindlikkusest tõesti, et nii-öelda kui tööandja oleks motiveeritud inimesi laskma õppima, et siin on tõenäoliselt tõesti teil kui ametiühingutel hästi suur roll ja kindlasti ka nii-öelda koolide poole pealt, et kutse või kõrgkoolides, et nad pakuksid seda õpet paindlikult, mitte ei tekitaks nii-öelda lisastressi väga intensiivse õppega, nii-öelda ka kõrvalt töötajad saaksid nii õppida kui töötada. Et siin on tõesti veel arenguruumi. Kas kellelgi on veel küsimusi? Ei ole, mina küsiks siis lõpetuseks selle teema jätkuks. Me enne ka kuulsime, et on selliseid tööandjaid, kes ei tahagi, et nende töötajad ennast koolitaks, et kardavad, et lähevad muidu ära. Kui palju teie tegelikult kuulete oma nõustamises, et nii ongi ja mis te siis sellele inimesel soovitate teha? Ise ära minna enne, kui tööandja seda kardab? Ma nüüd ei tea, kes on seda öelnud, aga keegi on kunagi öelnud, et aga mõtle, kui ta ei õpi ja jääb, et mis siis saab. Et see on ju veel õudsam, et nad teevad tööd ja nad ei õpi, nad ei arene. Et aga kui nad õpivad ja arenevad, siis sellest on ju ka tööandjal väga palju võita. Et mis siin räägiti täna ka seda, et tööandjad võib-olla seda digioskust nii väga ei toeta, siis möödunud aastast, kui meil tuli täiendav võimalus koolitustoetust anda just digioskuste poole pealt, siis nii-öelda eilse seisuga põhimõtteliselt 227 ettevõtet on taotlenud seda toetust, et meie nii-öelda toel on siis kusagil 1200 inimest oma digioskusi arendanud. Et tegelikult me näeme, et tööandjad ikkagi on valmis oma inimesi toetama ja ma arvan, et see meie pakutav toetus on neile suureks toeks, sest et paratamatult koolitamine on kulukas ettevõtmine ja kui tahta teha nii-öelda suuri muudatusi, siis ettevõttel on ka muid kulusid ja kui nad saavad nii-öelda koolituskulu koha pealt toetust, siis see neid kindlasti innustab neid muutusi kiiremini ellu viima. Aga kui ikkagi on selline tööandja, kes ei soodusta seda, siis karjäärinõustajana te soovitate siis selle inimesel tööd vahetada või mitte? Me ei soovita tööd vahetada, ma arvan, et see sama oskus, mis siit tuli välja, et tegelikult see suhtlemisoskus, et tegelikult rääkida ikkagi tööandjaga, et ma hea meelega
töötaksin tema juures, aga võib-olla teeme kuidagi seda nii, et meil mõlemal oleksid kasud sees. Igatahes suur aitäh, Karin, Andre, teeme aplausi.